olla. Vaata pealt ära kamma kõik endale ette, ma ei saa ju... Kuule, Arnold, sina ära üldse minuga targuta. Olemas, stopp! Võistlus on läbi, mina leidsin võitja juba olemas. Lisbeth Okatova kaasaskantav auk. No otse loomulikult on kaasaskantavat auku kõigile vaja. Mina tahaks Oskari seinast näiteks läbi piiluda. Albert! See ei ole hea mõte. Minul on 3 last, kui kõik nad kannaksid oma kaasaskantavat auku püksite taskus, siis oleks kogu aega ju õmmelda. Millal ma siis leiutaksin? Ei, see ei lähe. Ja küll, mul oli tegelikult, ma lihtsalt testisin, kas te olete ka minuga samal arvamusel. Minu lemmik ja finalist kindel on Kermokleen, kes on leiutanud leiutiste joonestamise masina. Saate, ma juba vanakeles, ma ei jõua enam Oskari seal katusel turnida ja ütleme niimoodi, et suur kohvriga jänes ütles, et see pole turvaline ja katused võivad läbi kukkuda. Seega, las see joonestab minu eest. Keskelt nõnna jälle. Minul on ka üks suur lemmik tekkinud. Mina ju olen tuntud leiutaja nende lennumasinate asjus. Ma olen palju neid leiutanud. Ma saan üle longi hüpata, terve mu pere saab. Aga siin on üks väike tore tüdruk Bianca. On leiutanud ise lennuvälja. Ja see on nii, et sa saad võtta ka niimoodi hoogu ja minna lendu lausa kuuni välja. See on kindlasti üks väärtus. See on super idee, sest sellega saab ükskõik kui, kas mina Itaaliasse või ükskõik kuhu. Mina valisin lemmikuks välja Magnus Eeriku vahvate unenägude lambi. Mulle väga meeldib unenägusid vaadata ja eriti tore oleks, kui saaks ise lambi pealt valida. Kui harvad! See on väga Ma käisin Itaalias sugulaste külas, sain vist natuke külma. Aga teate, teie leiutised olid küll täitsa toredad, aga vaata, minu leiutis, see paab teil kõigid suud lahti. Nimelt Emily Matjušenko on leiutanud sellise asja nagu päästa meie planeet. Nimelt vaadake, mul vahepeal kodus selline olukord. Mina leiutan nendest Julia kottidest ja pannidest ja siis Julia tuleb sinna ja hakkab õhku ahvima. Ja siis mina saan talle öelda, Julia, aga kuule, istuta üks puu, et sa saaksid enda ise õhku toota, mitte hingaksid teiste puude õhku ära. Ja vot, olekski meil selline kastikene, kus saab iga laps tulla võtta puu, me saame ise puid ja lõpuks on meil nii palju värsket õhku. Sa oled nagu suuremat sorti maailma pärandajaks. See on kõige parem mõte üldse. Šampinjoonid ei ole trühvlid. Trühvliseened on suurepärased ja teate miks? Sellepärast, et trühvlid maitsevad hästi, aga vähe sellest, neid saab minna korjama mulla alla. See on nagu... See pole üldse šampinjoonid, sa saad pakkida. Teie enda šampinjoonide ja trühvitega olete küll väga uhked siin, aga mina ütlen teile kohe ära, et kõige parem seen on majapamm. Kuule, mis teile majapammis sousti või? Majapamm on kõige parem. Majapammist ei saa teha sousti. Ja küll, millest saab sousti teha? Kõige paremat sousti tehakse ikka kukeseentest ja süüakse mõnusa kartuliga. Just. No paneme selle ka siis. Muidu, kes see selle tegi? Artur? See on Artur Kuperjanov. Kuperjanov juba nimi ütleb, et peab oma hea leiutist. Aga siis on meil 5 leutist juba olemas. Näitame oma rohkem ei mahugi ju. Igaüks näitab oma välja valitud. Nii, näitame. 1, 2, 3. Minul on see, vaata seda. Minul on see parim. Sina olid tubli. See võidab. Mul on kõige parem siiski. Nii, 5 on olemas. Nüüd on vaja võite välja selgitada.